No päike tasapisi juba taevas sirab, seega on õige aeg hakata ka Makita tööriistadest rääkides valima toodeteks just nimelt aiatööriistu. Erinevaid tööriistu, mida siis kasutada hoovis, võib-olla auto juures, nii-öelda õues. Esimesed pääsukesed, mis me välja oleme valinud, on akusurvepesur ja muruõhutaja. Olgugi, et võib-olla hetkel on veel lumekirme siin-seal maas ja võib-olla muruõhutajaga natuke vara tööd teha, siis hakkame otsast tööriistadest rääkima, tasub juba hakata silma peal hoidma, kus saab, mis maksab, et nii-öelda varuda selleks hetkeks endale tööriistad valmis, kui nendega päriselt tuleb tööle hakata. Räägime kõigepealt sellest muruõhutajast. Nüüd peamine uudis Makita muruõhutaja puhul on see, et eelmine mudel oli veel kaabliga mudel. Ehk et vool tuli vooluvõrgust. Nüüd on siis neil ka esimene akudega mudel ja peamine põhjus selleks on see, et nüüd on ju olemas uus nii-öelda XGT võimsusega sari, mis tähendab seda, et võimsamaid tööriistu, mis vajavad rohkem voolu, saab viia ka akude peale üle. Siia sisse käib 2 akut. Nüüd, kui me räägime XGT-sarja tööriistadest, siis üldjuhul on ikkagi nii, et 2 XGT akut ei tähenda seda, et nüüd seda võimsust siis kahekordistatakse, nii nagu vanasti oli nende 18-voldiste akude süsteemidega, kus 2 akut koos tekitasid siis selle 36 volti tööriista nii-öelda. Antud juhul 2 akut tähendab seda, et sul lihtsalt jätkub voolu kauemaks. Ta tarbib korraga voolu ühest akust, kui see on kasutatud, võtab ta kasutusele teise aku, mis tähendab seda, et tööaeg on pikem. Kui rääkida veel muruõhutajast ja miks seda vaja on, no eks me kõik näeme, kui lume alt muru välja tuleb, siis ta näeb üsna näruna välja. Üks asi on see, et seal peal on võib-olla vana lamandunud muru, tekib niisugune vildikiht peale, millest on vaja lahti saada. Teine asi on see, et maapind on nagu kokku surutud talvel selle lumega ja ta ei ole väga õhuline. Nüüd muruõhutaja tagab selle, et me teeme teed õhule ja toitainetele ja veele sinna juurte juurde, lõikame valesti kasvanud juured läbi ja tegelikult kiirendame sellega selle muru kasvamise algust, et see start kevadel oleks kiirem. Teine asi, mis nüüd selle muruõhutajaga on, et tegelikult siia alla käib ka nii-öelda selline reha moodi tera või seade. See seade on siis nüüd selle jaoks, et just seda pinda töödelda, et sealt see viltinud kiht ära võtta, sammal ära võtta, kõik selline ebasoovitud mudru, mis sinna peale on siis nii-öelda kinni kittinud talvega, et sellest lahti saada. Nüüd nende 2 tera koostöös saab murule väga kiire, väga hea stardi, nii et teie hoovis on roheline haljendav muru esimesena. Loomulikult tavapärased funktsioonid saab tööriista kõrgust seadistada, kui sügavalt või kui kõrgelt sa tahad parasjagu koristada või lõigata. Ja loomulikult on küljes kogumiskast, kogumiskorv, mis on kasulik selle jaoks, et kui siis just nimelt selle sambla rehaga või teraga tööd teha, et siis kõik see mudru, mis kokku on kogutud, selle saaks mugavalt viia komposti hunnikusse ja see jääks muru peale vedelema, ehk et see pilt peale tööriistaga töö tegemist on kohe juba väga ilus, ilma et muru isegi tärganud oleks. Nüüd teine tööriist, millest kevadel rääkida, on akusurvepesur. No akusurvepesur on loomulikult asi, mida saab aasta ringi kasutada vastavalt, kus seda siis vaja kasutada on, aga miks me sellest kohe rääkida tahame, on see, et see on samamoodi uudis Makitalt. Nimelt nende eelmine akude pealt töötav survepesur ei olnud veel sellise võimsusega nagu nüüd XGT akude pealt töötav survepesur. Samamoodi nagu muruõhutaja töötab see 2 XGT akuga, küll aga kasutab korraga 1 XGT akut. See on jälle nagu oluline nüanss, sest et on ka mõned tööriistad, mis kasutavadki korraga 2 XGT akut ja toodavad siis veel suuremat võimsust. See on nüüd niimoodi ikkagi jah, et töötab 1 aku pealt ja 2 akut annavad talle lihtsalt selle pikema tööea. Mis on muutunud eelmisest mudelist? Nagu mainisin, võimsus. Ehk siis see akusurvepesur on nüüd tõesti juba seade, mida me saame võrrelda nii-öelda vooluvõrgust toitet saavate survepesuritega, ehk et see võimsus on nüüd päriselt niisugune nagu juba hea survepesuri võimsus. Tal on 3 võimsusastet, samamoodi, et iga töö puhul ei ole seda kõige kõvemat võimsust vaja kasutada. Saab nõrgemaga, võtab ka vähem voolu. Kui vaja, saab kasutada seda kõige kangemat surveastet. Otsikud on tal ka saadaval erinevad. Nagu ka eelmise mudeliga väga oluline omadus on see, et vett saab võtta vee anumast.
kuna on tegu akutööriistaga, siis ilmselgelt tema üks kasutusala on see, et ta on kaasas teil autos, ta on kuskil põllul kasutusel, kus teil ei ole vett võtta voolikust. Seega saate samamoodi sellega võtta vett veeanumast, ta tõstab vee üles kuni meetri sügavuselt. Ja no väga hea kasutada kas näiteks põllumajanduses või mõnel muul tööl, kus on vaja, näiteks kemikaalidega töö, kus on vaja seade kohe pärast puhtaks pesta, et ei ole aega oodata või pole mõistlik viia seda siis kuskile või tõsta selle kemikaalidega koos olles autosse. Eks neid kasutuskohti on palju, aga tihtilugu tõepoolest pesemisseade on vajalik kohe nii-öelda põllul, mitte siis ainult enda maja juures. Olulised näitajad, võimsus 1200 vatti, suudab genereerida rõhku 115 baari, 7 liitrit minutis on tema siis nii-öelda see veetootlikkus, et näitajad on juba väga asjalikud. Survepesurite puhul loomulikult me oleme harjunud sellega, et nendega käib kaasas terve müriaad lisavarustust. Makital on samamoodi seda lisavarustust väga lai valik. Tegelikult nagu enamus Makita tööriistadega tuleb alati vaadata natuke ka tööriistast mööda, sest et lisatarvikud, lisavalikud, see on ka tohutu valik. Aga räägime nüüd survepesurist. Olulised asjad. Nagu juba ära mainisin, siis see freesotsik, mis tähendab seda, et niisugust tugevamat mustust on sellega mugavam eemaldada pindadelt, mis seda lubavad. Seda ärge kergekäeliselt kasutage. Oluline asi autopesemisel on see nii-öelda šampooniotsik või vahuotsik, mis siis selle spetsiaalse šampooni lööb vahtu, saate auto vahuga ära katta ja see vaht puhastab autot paremini. Näiteks puhastusari, olgu see siis terrass või mingi aiamööbel või mingi asi, mis harjamist kannatab, et see pöörlevari jälle tõhustab pesemist. Nagu sai räägitud, veevõtt voolikuga kuni meetri sügavuselt, samamoodi oluline tööriist. Varasemal mudelil oli see filterotsik või see sõelaotsik natuke suurem ja laiem ja kobakam, et nüüd on ka see tehtud natukene sellise kompaktsem. Pikem survevoolik, mis tähendab seda, et kui on vaja kuskil natuke rohkem ümber nurga selle asjaga käia survepesuriga, siis on sul see voolik natuke pikem, kuigi akutööriistaga on ju see mugavus, et võta see aga kaenlasse nii-öelda ühte kätte, teises käes on sul see survepesuotsik ja mine kuhu aga vaja, aga mõnes olukorras võib olla tarvilik. Oluline tööriist on selline nurgaga otsik. Nurgaga otsik siis selle jaoks, et mingisuguseid nurgatagusid, näiteks auto alust pesta. Teine asi sellele nurgaga otsikule käib külge selline pikendus, mis koosneb siis mitmest osast, millega saab pikkust reguleerida. Ja see on täpselt juba selline paras pikkus, et tavalisel majal saab sellega näiteks minna ja vihmaveerennid puhtaks pühkida, sest et see lehed, mis on võib-olla sügisega ja mingi muu mustus, mis on talvega sinna kogunenud, võivad hakata takistama kohe seda esimesi vihmasi ja vihmaverennid hakkavad üle ajama. Nii et jälle väga vajalik tööriist. Rõhutan üle, alati vaadake, milline lisavarustus saadaval on ja mis teie tööd võiks hõlpsamaks teha. Kui olete endale see kevad survepesurit ostmas, siis mõtelge läbi, kas teil on kõik tööd sellised, et te saate võtta vooluvõrgust ja veevoolikuga. Võib-olla on teil selliseid kasutuskohti, kus ei ole võimalik siis võrgust elektrit ega vett saada. Sellisel juhul akudega seade oleks igati abiks ja nüüd selle uue Makita tööriista puhul võib öelda, et see teeb juba väga korraliku survepesuri töö. Samas on ta kompaktne, mahub kenasti autopagasnikusse ära.